Valgamaa noorte ettevõtluskonkurss Nupp nokib raames käidi Tallinnas 12. ja 13. veebruaril Valgamaa õpilasfirmad. 12. veebruaril külastasid TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Vektori maja, kus noored said tutvuda maja võimalustega ja tegutsevate firmadega ning peale ringkäiku oli robootika õpituba. 13. veebruaril oli Eesti õpilasfirmade laad, mis toimus Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskustes. Laadal võttis osa 183 õpilasfirmad ning neist 10 oli Valgamaa õpilasfirmad. Uurisime, mida põnevat pakuvad ka Valgamaa õpilased laadal. Kust tuli idee üldse teha õpilasfirma? Idee tuli sellest tegelikult, et me sõbraga mõtlesime, et me tahaks nagu ärimaailma sisse astuda ja siis mõtlesime selle peale, et nagu võiks nagu midagi huvitavat teha, et kuna sõber Kermo ehk siis tegeleb kokandusega, et õpib hetkel kutsekoolis, siis mõtlesime, et teeks nagu midagi selle põhinedes ja siis mõtlesimegi sellist ideed nagu teha nagu Vispel, kes siis pakub nagu magusaid küpsetisi, kooke, teeb vajadusel cateringi. Ja siis sellest see nagu idee tuligi tegelikult. Mida te praegu hetkel pakute siin laadal? Siin laadal on meil selline kolm erinevat küpsetist ja need on nagu kokku pandud üheks selliseks topsi. Ehk siis seal topsis on 3x3 ehk siis 9 küpsetist. Ja selles küpsetise sees on ehk siis Rocky Road ehk Mägine tee ja siis vahukommismoorid ja kakaoamps. Kust tuli nimi Vispel? See on hea küsimus, et tegelikult sõber ise tuli selle peale, et täiesti mõtlesime, et hakkame nagu süüa tegema kodus ja siis mõtlesime, et nagu oleks nagu kuskilt seda ideed vaja, et nagu mis võiks selline firma nimi olla, ja siis nagu samal ajal Kermo Vispelda, siis hakkas nagu vaatama, et Vispel, kuule see on päris hea nimi ja siis sellest ka see nimi tulenes, et Vispel, et kuna me teeme kõike käsitsi, siis on selline kutsuv nimi ka. Kuidas teil on tundunud praegu õpilasfirmade laat? Hästi on tundunud, selles suhtes, et ma saan aru, et see on kõigi aegade suurim, ma kõiki ei ole veel näinud, aga väga palju on uut kraami, mina kui väga vana õpilasfirmade laatade külastaja ja kunagine ise õpilasfirmade tegija, et siis mul on väga huvitav vaadata, et millega siis nüüd õpilased on välja tulnud ja mul on väga hea meel kohata selliseid vanu tuttavaid asju, selliseid lihtsamat kraami ja samas on väga palju selliseid uusi trende igal aastal ja nagu äge on vaadata, et mis siis nagu praegu popp on. Mul on nagu jäänud silma see, et hästi palju on puidust asju, hästi palju on mobiilidega seotud, see on lihtsalt väga popp ja praegu hästi nagu selline kaasaegne. Aga mis mulle meeldis, mis ma sealt Rocca al Marest näiteks selline uudne asi, et üldse praegu minu jaoks hästi uus asi on see, et tohib pakkuda toiduaineid, mida vanasti ei tohtinud. Et siis näiteks see mustikalimonaad ja kas on need samad põnevad snäkid, mida kahjuks maista ei tohi. Aga nad vähemalt näevad väga head välja. Ma loodan, et siis maitsevad ka sama hästi. Millise mulje jättis teile praegu näiteks Vispel? Väga hea mulje. Mul oli ääretult hea meel, et kui ma nendest mööda hakkasin kõndima, siis nad tegelikult ei lasknud minust mööda minna, sellepärast et see kaubanduskeskuse müük on selline tegelikult väga raske müük ja hästi palju
neid õpilasfirmasid siin vaadates on ikkagi see, et nemad ootavad, kuni klient siis lõpuks vaatab neile otsa ja hakkab nendega rääkima, aga Visplitüübid olid sellised, et nad võtsid ise kohe ühendust, et mida peabki tegema ja et selles suhtes väga asjalikud ja agarad poisid tunduvad olevat. Millega te tegelete? Meie firma toodab siis puhastusmassi, millega saab puhastada klaviatuure, autoarmatuure, üldse kõiki väiksemaid kohti. See toimub niimoodi, et te panete selle lima siis puhastust vajava koha peale, surute natukene ja siis lihtsalt tõmbate ära. Ja siis mudite kokku ja ongi korras. Kust tuli idee teha niisugune asi nagu Slimer? Kui me otsisime alles ideed firma jaoks, siis me vaatasime ringi, et mida meil endal vaja läheks. Ja me nägime, et arvutiklassis olid väga mustad klaviatuurid ja mõtlesime, et kuidas hästi lihtsalt siis puhastada neid. Ja mõtlesime, et meil on vaja mingit hästi lihtsat moodust, kuidas need puhtaks saada ja siis me olime varem näinud seda ideed internetis. Ja me otsustasime, et miks mitte, proovime ära. Ja siin me oleme. Firmas hindas žürii, kes jagas päeva lõpus kätte auhindu, näiteks parim toode, parim teenus ja nii edasi. Niisugune mänguidee nagu kurikuulsused. Kuna me oleme ise ajaloohuvilised ja sellist lavamängu ei ole ja ka Valga militaarteemapargist. Et panime need kokku ja siis tekkiski see mõte. Miks üldse niisugust lauamängu on vaja? Esiteks tänapäeva noored ei tea eriti nendest kurikuulsust, kes on olnud, et neis seda huvi ka tekitada, et on huvi hakanud kaduma ajaloo vastu ja ka teadmisi on nende kohta vähe, ütleme niimoodi. Kuidas on selle tootmine edenenud? Meil on niimoodi, et meil on jaotatud ülesanded, ehk siis tema on tootmisjuht, tema on siis tegeleb lõikamisega ja oletame nagu kaarpide ostmisega ja niimoodi. Siis mina olen küsimuste koostaja ja küll tema on ka küsimusi koostanud, aga mina siis põhiliselt korrigeerisin küsimusi praegusel hetkel, kui me teemegi tootearendust ja siis meil on veel üks liige, kes on haige, Anna-Pauliina Huttonen ja tema tegi siis selle karbikujunduse. Minifirma Illuminati, kes oli Valgamaa põhikoolist oma ajaloolise lauamänguga kurikuulsused tulnud laadale, saab premeeritud särava stardipreemiaga.